Järgmises videos vaatame, kuidas koridormudelit korrigeerida ja kuidas lisada ja muuta koridormudelit nii, et näiteks vasakul pool koridormudel järgiks tee laiendust või bussitaskut. Selleks, et koridormudelit saaks mingis lõigus muuta ja panna ta jälgima näiteks vasakut servajoont, on meil vaja siis ristlõikel muuta ära subassembly, mis oleks võimeline siis ka seda joont jälgima. Hetkel on meil lisatud ristlõikele basic lane subassembly, mis ei võimalda seda laiendamist. Selleks me muudame ristlõiget ning otsime toolpaletilt subassembly, mis on võimeline siis ka tee laiendust tekitama. Ja üks kõige lihtsam võimalus selleks on basic lane transition. Siin kohal olgu öeldud, et näiteks kui te kasutate näiteks lanes alamjaotusest mõnda teist subassembly'd, siis ka need toimivad analoogselt, kuid väikeste lisade ja võib-olla keerukamate võimalustega. Tulles tagasi basic alamjaotusse, otsin siit üles basic lane transition ning veendun, et olen lisanud selle funktsiooni siis vasakule poole ning siin on nüüd võrreldes basic lane subassembly'ga ka funktsionaalsus transition, kus me saame siis valida, et see ristlõige laieneks ja laienemise hetkel hoiaks põikallet hold grade ja change offset. Ristlõik assembly külge. Siinkohal võime kasutada siis ka juba paremal pool näiteks lisatud mingisuguseid subassembly'd ja saame kasutada mirror funktsionaalsust näiteks selle punkti suhtes. Kui koridormudelit redigeerida, siis on kasulik tegelikult neid subassembly'd ka vastavalt nimetada. Näiteks, et meil on hetkel tegemist vasakul pool asetseva näiteks asfaldikihiga. Võite siia lisada siis vastava nime ja võite seda teha ka näiteks siis paremal pool. Sellisel meetodil, kui me kasutame vastavaid subassembly'd, saame siis koridormudelil hakata kasutada lisafunktsionaalsusi. Meil on võimalik vahetada ära koridormudelis kogu ulatuses see ristlõige, aga me võime teha selle muutusega ainult teatud lõigus. Kui te valite koridormudeli, siis üleval ribbonil on teil hulgaliselt valikuid ja üks nendest on split region, mis võimaldab siis koridormudeli jagada ehk siis regioonideks. Tehes siin üks klikk, saate te jagada seda koridormudelit siis vastavalt vajadusele, kas siis 1, 2 või 3 lõiguks. Mina hetkel jagan koridormudeli 3 lõiguks. Kui te klikkate koridormudelil ja otsite üles Corridor Properties nupu, kas siis siin ribbonilt või parema klahvi alt, on siis Corridor Properties parameetris on näha 3 lõiku. Siin valite, siis on näha need valikud ka sendiplaanil. Teises lõigus, olles Corridor Properties jaotuses, on meil võimalik iga lõigu kohta näha, millist ristlõiget selles vahemikus kasutatakse. Ja hetkel ma soovin siis muuta ära selles teises lõigus ristlõike. Kui see muudatus tehtud, siis esimese hooga võib-olla siit midagi välja ei paista, aga jällegi peale ristlõike muutust on meil võimalik siis kasutada siis kas Corridor Properties alamjaotust või nagu mina hetkel näitan Corridor tehtud, siis otsin siit üles nupu Edit Targets ja näitan, millises lõigus ma soovin muuta
näiteks vasaku poole target või siis otsitavaid jooni. Soovin selles lõigus öelda, et sellele konkreetsele vasakule poolsele asfaldi lõigule position alignment, et millist joont otsitakse ja siin allpool on nüüd näha siis valikus nii-öelda alignment objektid ja teisel pool siis feature line'id ja polyline'id. Siin on see ka kirjas. Ja teil on võimalik valida siin siis kihi nime järgi, aga hetkel ma soovin valida siis jooniselt ja näitan, et selles lõigus vasakul pool jälgida seda joont laienduse tegemiseks. Valik rebi koridor. See koridormudel siis järgib seda joont. Kui soovite koridormudelit täpsemaks saada, siis edit frequency võimaldab arvutussagedust siis täpsustada, kas siis ühes lõigus või kogu koridori ulatuses. Seda teinud taas 3Ds võite vaadata